Tere päevast, meie kallid vaatajad. See on juba 16. episood ja see on viimane, või mitte viimane, vaid esimene meie episood, mis on eesti keeles. Ja täna meie külas on ajalooõpetaja ja ühiskonnaõpetusega õpetaja Ingrid Rääk. Tere! Tere! Väga meeldiv, et sina tulid siia. Nüüd, ja Ljoša, sinu klassikaline küsimus. Ja kuidas te saate õpetajana? Kuidas ma sain õpetajaks? Ja. Natukene juhuslikult, et ma kunagi gümnaasiumis mõtlesin selle peale natuke, aga siis mulle tundus, et see on nii raske töö ja selle eest makstakse nii vähe ja et ma ei ole kindel, kas ma tahaks seda terve elu teha ja siis ma ikkagi õpetajaks ei läinud õppima. Aga siis läks niimoodi, et ma lõpetasin ära oma magistri välismaal ja tulin Eestisse ja siis ma sain aru, et minu väga ägeda magistrikraadiga, mida oli väga tore õppida, et sellega ei ole Eestis väga midagi teha. Ma ei olnud selle peale kuidagi varem mõelnud, et mis ma selle kraadiga teen. Ja siis ma lihtsalt olin natuke, tegin mingeid praktikaid ja mõtlesin, mis ma teen. Ja siis üks päev nägin Noored kooli reklaami. Ja ma enne ka teadsin iseenesest, mis organisatsioon see on. Ja nad kutsusid jälle kandideerima. Siis ma mõtlesin, et kui ma niigi kodus passin ja tööle ei käi, et ma võin ju niisama nalja pärast kandideerida. Et see ju midagi küljest ei võta. Ja siis ma kandideerisin ja siis ma sain ühest voorust läbi ja siis ma sain teisest voorust läbi ja siis lõpuks sain viimasest voorust läbi ja siis kuidagi nii läkski. Ja siis nüüd saabki varsti 2 aastat, läksin sinna programmi ja siin ma olen ja ma olen väga rahul selle valikuga, et see et see ei olnud mul pikalt plaanis, aga nüüd seda tehes see on olnud väga äge ja mulle meeldib. Ja siis järgmine küsimus sulle, et millega peavad arvestama meie vaatajad, kes ei tunne sind, et need paremini mõistaksid sind? Et nad paremini mõistaksid mind või? See on väga lai küsimus, mulle tundub. Võib-olla, ma ei tea, ma arvan, võib-olla mu õpilased, osad on juba näinud seda, aga ma olen kuidagi väga... Näiteks üks asi minu kohta kindlasti, mida võib-olla mõned teavad, on see, et mulle väga meeldib poliitika. See on asi, millest ma võin lõputult rääkida, ilmselt mu õpilased ka teavad. Ja see on lihtsalt, mitte ainult lihtsalt see, et huvi, vaid see tõesti on kuidagi väga mu elu keerleb selle ümber. Praegu me teame, maailmas toimuvad väga hullud asjad ja ma kodus istun kogu aeg niimoodi, et telekas käib, sest ma ei suuda olla ilma, et ma ei tea täpselt, mis toimub. Ja ma ei tea, miks mul see on, aga mul on alati olnud see, et mul on vaja olla kogu aeg selles info väljas, et mis toimub. Ja mulle tundub, et vahest õpilaste ja võib-olla kolleegidega on ka see, et kuidas ma ütlen, et mingites asjades ma näen seda vahet, et mina tulen natuke teisest keskkonnast ja et mingid asjad on natuke väikesed kultuurilised erinevused. Aga mis ongi väga okei ja mulle selles suhtes meeldibki siin töötada, et ma tunnen, et kui ma töötaks Eesti koolis, siis see oleks küll ka tore, aga et ma ei saaks selles suhtes nii palju kogemusi, et siin ma olen väga palju rohkem näinud seda siseelu eestlaste kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, on ju. Et kuidas nemad siin elavad ja mida nemad asjadest arvavad ja kuidas nad ennast näiteks identifitseerivad. Ja väga tihti juhtub seda, et mul on mingi tund, ma ei tea, 5-6 klass, et nemad ise lihtsalt räägivad, mis nad räägivad ja ei saa üldse aru, et nad ütlevad mingeid väga huvitavaid asju ja pärast mina lähen koju ja räägin oma sõprade või perega, et issand tead nii huvitav, et kuidas üks ennast identifitseeris ja teine näiteks identifitseerib ennast teistmoodi ja et umbes kuidas nende peresuhted või mingid poliitilised taustad kõigest sellest sõltuvad on, et tegelikult ma räägin oma õpilaste kuidas ma ütlen, huvitavatest väljaütlemistest. Küll mitte nimega ilmselgelt on ju, vaid niimoodi umbisikuliselt, aga väga tihti, et ma olen võib-olla selline väga analüütiline inimene, ütleks mina. Ja see võib-olla natuke aitab mind paremini mõista, et ma suudan kõike väga üksipulgi läbi analüüsida. Ja, olen sinuga nõus, et iga üks, kes jälgib sinu Instagrami kontot, näeb, et sinu storiestes on kogu aeg poliitilised erinevad postitused. Ja kuidas sa arvad, kas meie kui ajalooõpetajad, kas me peame kogu aeg jagada oma poliitilist arvamust? Ma arvan, et
kogu aeg kindlasti mitte. Ja ma arvan, et üldiselt ajaloo ja eriti ühiskonnaõpetuse tunnis peaks olema ikka pigem see, et me respekteerime ja just nii-öelda promome seda, et meil on vaba riik, meil on sõnavabadus, igal ühel on õigus oma arvamusele. Ja isegi kui ma ei nõustu õpilase arvamusega, siis selles suhtes ma arvan, et ma võin öelda, et okei, ma ei nõustu, aga ma ei ole kuidagi pahane või ei ütle seda kurjalt. Üldiselt, ma arvan, et on mingid põhiasjad, kus on see, et et okei, võib-olla sina arvad mingist asjast nii, et me siin üldiselt ühiskonnas ikkagi näiteks, ma ei tea, aktsepteerime mingeid vähemusi, ei lähe, ei vihka ühtegi gruppi, on ju. Aga üldiselt ma ikkagi üritan hoida pigem seda joont, et kõigi arvamused on teretulnud ja minu arust väga tihti on just lastest isegi raske välja saada arvamust, sest kui sa küsid, et mis sina arvad sellest, nad ütlevad, ma ei tea nagu. Et mul ei ole tegelikult olnud väga palju olukordi, kus oleks, et klassis pingeline, et on erinevad arvamused, pigem on just kogu aeg see, et ma olen nagu, et rääkige mulle, öelge mulle ükskõik, ütle isegi midagi väga sellist crazy't. Aga tihti ei taha väga öelda, et pigem on see probleem, et saada neist õpilastest nagu mingit seda, et aga mida sina asjadest arvad? No, ma kohe ütleksin, et ma olen teisel pool spektril, et ma üldse ei jaga oma erinevaid seisukohti just selleks, et minu seisukohad ei mõjutaks seda, kui minu õpilased vastavad. Sest mul oli kogemus, et oli minu väga hea õpetaja, et ta jagas oma seisukohti ja see muutus seda, kuidas ma mõistan ja näen teda, kui ma olen siis 8. klassis. Ja ma väga pooldan seda epistemoloogilist lähenemisviisi, et me õpetame teadmisi ja fakte ja et arutelu peab pigem olla kuskil keskel, neutraalne, et oleks selline turvaline keskkond. Kindlasti, aga ma olen ka üritanud seda, et kui laps ka või õpilane, eks ole, väljendab mingit arvamust, et vahet ei ole, kas ma olen sellega nõus või mitte, et ma tahan, et ta seletaks seda, et arvamus on natuke, et sul tekiks ikkagi see loogiline see, et aga miks sa neid asju arvad, kas sa tead sellest teemast, võib-olla vahest tuleb välja, et mingeid asju nad ei tea või teavad nagu valesti või on lihtsalt valesti meelde jäänud, mis on täiesti okei, on ju. Et just arendada seda nagu nii-öelda argumenteerimist, aga mitte nagu vaidlemist, aga lihtsalt seda, et okei, minu arust võiks olla nii ja nii ja nii. Ja näiteks mul üks näide, mis eelmine aasta nagu oli hästi tore ülesanne, tuli välja. 9. klassiga meil olid juba need kõik aastahinded ja kõik asjad pandud, oli meil viimane tund. Ja on see, et tead, et enam ei ole mõtet nagu midagi uut õppida, on ju. Mõtlesin, et okei, aga mis ma siis nendega teen? Natuke konsulteerisin ChatGPT-ga, et ideid saada. Ja siis oli tund selline, et 9. klassis õpitakse nagu seadusi ja kuidas kohtusüsteem ja kõik sellised asjad töötavad. Ja siis ma panin nad gruppidesse, või nad ise võtsid, ütlesin, et mõelge välja mingi uus seadus Eestis, et mida teie tahaksite. Ja seal tulid, nad päriselt tegid seda ja siis pärast tuli klassi ette esitama ja ma olin väga üllatunud, et esiteks nad kõik nagu viitsisid ikka midagi mõelda ja tulid hästi erinevad ideed, oli väga huvitav näha, kuidas näiteks tüdrukud mõtlesid sellele, mis minu arust ma kuulsin seda ja mõtlesin, et issand jumal, miks keegi ei ole sellele varem mõelnud, et see on nii hea idee. Et nende arust peaks olema siis nagu naiste hügieenitarbed, eks ole, mingid pesukaitsmed, tampoonid, sellised asjad peaks olema väiksema käibemaksuga. Et need oleks odavamad ja siis, et ka kondoomid ja nagu rasestusvastased vahendid, et vältida, et ühelt poolt lihtsalt, et nagu need naiste hügieenivahendid, see on nii vajalik asi ja teiseks, et siis vältida noorte tahtmatuid rasestumisi. Ja ma olin täiega, et vau, et see on täitsa nagu päris seaduse moodi, et nagu miks mitte, et väga lahe. Ja siis poistel olid natuke teistsugused ideed, aga ka väga sellised huvitavad ja ma küll ei olnud võib-olla kõigi nendega nõus, aga selles suhtes, et see oli äge, et neil olid ikkagi nagu oma argumendid, nii et see oli nagu jälle üks tund, kus nagu see oli äge, et ma nägin, et neil tuli nagu mingit enda, mis on nende arust näiteks olulised teemad. Jah, see oli selline tore, ütleme iga päev võib-olla see täpselt niimoodi ei lähe, aga see on tore, kui mõni tund läheb nii. Jah, väga tore. Joša, kuidas sina arvad? Kas sulle meeldib, kui õpetaja jagab oma
isiklikku arvamust? no jaa, see on väga oluline, et teada igasugune arvamust. Näiteks ei ole ainult sinu oma. No sina oled nõus, et õpetaja koolis on tavaliselt selline autoriteet. no jah, ikka. Ja ta võib mõjutada sinu arvamust. Ja kuidas siis me otsustame, mis arvamus on hea, mis on halb, mis on sobilik, mitte sobilik? no mõnikord saab ikka, aga kui sa näiteks, ei tea, näiteks vaatasin palju videoid ja midagi blogirid ütlevad, et ei, see on teistsugune, et ta vaatasid need liiga palju ja sa ei saa seda muuta sinu arvamust. Et sinu seisukoht, et igal pool keegi mõjutab meie arvamust. See on nagu, teate, et nagu vanemad ütlevad, et parem juua koos minuga või suitsu teha esimest korda kui teistega. Võib-olla, et õpetajatega on parem jagada oma isiklikke seisukohti. See on hea metafoor. Okei. Sina mainisid, et sa õpisid väljasmaal ja kus sa õpisid ja mida? Ma olen palju välismaal elanud, ma 9. klassis elasin aasta Luksemburgis, sest mu isa elas seal ja siis ma läksin sinna Euroopa kooli. Aga seal oli ingliskeelne õpe. Ja siis, kui ma gümnaasiumi lõpetasin, kuna ma olin juba aasta välismaal elanud, minu ingliskeel oli nagu väga-väga hea. Ja ma olin üldse juba gümnaasiumis teadsin, et ma tahan kindlasti välismaale minna, sest mitu põhjust. Üks asi, et seal on nii palju rohkem igasuguseid erialasid ja nagu teistsuguseid erialasid. Aga ka lihtsalt see, et nagu see kogemus välismaal elada. Ja siis ma vaatasin erinevaid ülikoole ja otsustasin lõpuks Hollandisse minna. Hollandis Utrechti ülikoolis. Ja nüüd see eriala nimi, seda vist eesti keelde, ma ei tea, kas keegi on üldse tõlkinudki, selle nimi on Liberal Arts and Sciences. Ehk siis öelda vabad kunstid ja teadused, mis kõlab väga selliselt uina-muina. Aga see on põhimõtteliselt Ameerikast tulnud nii-öelda nagu kontseptsioon, ja seal see on juba mingi, ma ei tea, 100 aastat või kauem isegi. Mõte on selles, et sa bakalaureses, mis on nagu esimene ülikooli aste, kui sa oled alles tulnud keskkoolist välja, et siis sa veel täielikult ei spetsialiseeru, vaid sa õpid nagu erinevaid asju. Näiteks meil oli ka see, et me pidime meil oli 3 maja, mis olid reaalselt olidki nagu füüsilised majad, et oli nii-öelda sciences, teadused, sotsiaalteadused ja humanitaar. Igast majast sa pidid vähemalt ühe aine võtma, siis sa pidid vähemalt ühte võõrkeelt õppima ja siis sa valisid endale 2 nagu põhieriala nii-öelda. Aga kuna enamus aineid sa kõiki said valida, siis väga tihti juhtus seda, et sa näiteks alustasid, mõtlesid, et ma õpin näiteks õigusteadust ja ajalugu, aga siis lõpetasid selleks ajaks, olid meelt muutnud, õppisid hoopis bioloogiat ja matemaatikat. Et kuna sa pidid erinevaid asju võtma, siis sul oli päris kaua aega nagu katsetada ja ümber mõelda, aga isegi kui sa jääd oma algse valiku juurde, siis ma nagu näen selle asja mõtet, et sul on laiem silmaring erinevatest teemadest. Ja siis mina õppisin seal ka erinevaid asju, aga siis minu see see oli sotsioloogia, politoloogia muidugi, ilmselgelt. Ja siis bakalaureuse lõpus meil oli selline äge asi, et sa said viimasel semestril, väike protsent inimesi tegi seda, aga võtta nii-öelda mõned sõbrad kokku ja teha oma aine, ühe kursuse. Niimoodi, et te ise omavahel otsustate, mis teema täpselt, mis materjale me loeme, kuidas me tunnid jagame, et näiteks iga nädal 2 inimest teevad nii-öelda esitluse ja grupitööd ja sellised asjad. Kas me käime kuskil ekskursioonil. Ja siis minu üks sõber ükspäev kirjutas mulle, et kuule Ingriin, et me siin teiste sõpradega ka mõtlesime, et teeks nagu Balkani regioonist nagu siukse sissejuhatava kursuse nagu koos. Siis mõtlesin, okei, mis mitte, et ma sellest regioonist nagu mitte midagi ei tea. Et ma tean, kus ta kaardi peal on, aga umbes kõik. Aga miks mitte, tundub huvitav. Ja siis me tegime. Ja see oli üliäge, sest et sa teed sul ei olnudki nii-öelda otseselt õppejõudu. Et vahepeal keegi käis kontrollimas, et meil ikkagi mingid hinded ja asjad toimuvad, aga põhimõtteliselt me ise kõik korraldasime. Ja see motivatsioon näiteks tundi ette valmistada või kirjutada mingi asi või lugeda tekstid enne loengut on nii palju suurem, sest et sa tead, et kui sa ei tee seda, siis sa mitte ei vea alt nagu õppejõudu, kellel on suht suva, sest ta ju kogu aeg näeb õpilasi, vaid nagu oma sõpru. Ja siis sa ei taha neid alt vedada ja siis me kõik olime väga nii-öelda keskendunud sellele ja siis me käisime veel osaliselt koolirahadega, osaliselt ise Bosnias.
selle aine raames, mis oli üliäge. Ja siis kogu see aine oli kuidagi, jättis mulle nii sügava jälje ja see tundus mulle nii äge ja huvitav, et kui oli aeg magistrit valida, ma aasta võtsin pausi, tegin erinevaid praktikaid ja siis oli, et kuhu ma magistrisse lähen, siis mul oli selline mõte, et ma nüüd tahan õppida Balkani ajalugu ja mitte midagi muud. Ja siis ma vaatasin, et kus seda üldse õppida saab inglise keeles. Euroopas on 2 kohta, on Praha ülikool ja siis on üks programm, millega sa oled pool aastat Tartus, pool aastat oli kuskil Šotimaal, pool aastat kuskil Ida-Euroopas sa said valida või isegi vist kuskil Kesk-Aasias nagu Kasahstan või midagi sellist. Ja veel pool aastat kuskil, et sa iga pool aasta tagant kolid. Siis ma otsustasin, et sellist programmi ma ei taha, et kogu aeg kolida. Pluss oli hästi-hästi kallis ka. Ja siis ma kandideerisin sinna Praha ülikooli ja ma olin täiega see, et ma nüüd tahan sinna saada ja kui ma sinna ei saa, siis ma ei tea, mis saab. Õnneks ma sain. Ma ei kujutada, kui suur see konkurents muidugi on, sest et kui paljud inimesed tahavad sellist väga spetsiifilist asja õppida. Sest see programmi nimi oli Balkan, Eurasian and Central European Studies. Ehk siis Balkani, Euraasia ja Kesk-Euroopa õpingud. Ja siis seal omakorda veel oli see, et sa valisid kas Balkan, Kesk-Euroopa või Euraasia. Ehk siis Euraasia on siis, eks ole, Venemaa ja kõik need Kasahstan, Türkmenistan, need riigid. Ja siis mina tegin seda Balkani asja ja esimene aasta ma olin kodus arvutis, sest oli COVID. Ja see oli nagu veits nõme, aga arusaadav. Ja siis teise aasta olin Prahas, mis oli väga äge. Ja jah, nii et baka ma tegin Hollandis ja maka Tšehhis ja nii-öelda ametlikult ma kraadiõppes Eestis ei olegi käinud. Praegu mul on see Norekooli programm, mis on nii-öelda Tallinna ülikoolis, aga ta on nii-öelda, ta ei ole otseselt kraadiõppe selles mõttes. Ja väga äge oli ja ma väga soovitan alati kõigile oma õpilastele ka räägin, et kui teil on võimalust, ja raha ka paratamatult, see ei ole tasuta, minna kuhugi välismaale või stipendiumiga näiteks. Et siis minu arust see on nii, et seda kogemust ei asenda miski, et see on nii äge. Kas see kursus ülikoolis oli sinu esimene õpetamise kogemus? Vist küll jah, kui sa nüüd niimoodi ütled, ma ei ole isegi mõelnud sellele. Aga jah, sealt vist alguse sai. Ja see oli selline hetk, kus sa said aru, et tahad saada õpetajaks või kuidas? Ma arvan, seda ma isegi tol hetkel ei mõelnud. Ma mäletan seda, et kui ma olin gümnas, et siis ma ongi niimoodi pool naljaga mõtlesin sellele ja siis ma tegin aastaid oma sõpradega nalja, et ma sobiks õpetajaks. Peamiselt sellepärast, et mulle väga meeldib rääkida ja mulle väga meeldib tähelepanu. Ja siis, kui sa oled õpetaja, siis sa saad nõuda tähelepanu ja öelda õpilastele, et kuulge, praegu minu kord on ja rääkida. Ma rääkisin sellest ka oma episoodis Kaškoviga, et me õpetajatena oleme väga ennastekesksed. Jah, oleme küll mingis mõttes. Ja, et meile meeldib see tähelepanu. Enda häält kuulata ja täiega tore. Kuigi kui sa igapäevaselt õpetaja oled, siis tegelikult kogu aeg rääkimine väsitab ära, et pigem ma just üritan teha tunde, kus õpilast teevad ise, pluss siis nad õpivad ka rohkem, kui nad ise möllavad grupitöödes või eraldi või kuidas iganes. Et kui ma lihtsalt kogu aeg loengut pean, siis see tegelikult ei ole kõige efektiivsem. Aga ikkagi see, et kui ma olin koolis, nii-öelda see esimese 12 aastat kui ka ülikoolis ja tegelikult siiamaani ülikoolis on see, et kui ütleme, et on mingi loeng või on tund ja siis õppejõud räägib ja siis inimesed hakkavad jutustama ja tekib mingi sumin, siis ma siiamaani olen see, kes on mingi et teised vait jääks ja ma arvan, et ma olen seda teinud mingi, ma ei kujuta 5. klassis saati. Sest mind lihtsalt nii tohutult häirib, kui teised inimesed räägivad ja minu arust see on nii nõme. Aga siis ma hakkasin ka mõtlema, et see on väga siuke õpetaja asi, et ma olen harjunud sellega, et ma olen kogu aeg mingi palun jääge. Nii et võib-olla jah, see tegelikult on kaua olnud tulemas see õpetajaks hakkamine. Kas sinu õpingud välismaal olid tasulised? Jaa, olid küll. Õnneks, ütleme, et kui sa võrdled näiteks on ju Ühendkuningriigiga, seal on palju kallim ja Ameerikast ma ei hakka üldse rääkima. Et selles suhtes Hollandis oli võrdlemisi mõistlik see summa ja Prahas ka, aga tasutada ei olnud jah. Praha on väga meeldiv linn. On, ja väga. Väga romantiline, ma ütleks.
On. Ja väga selline üks asi nagu tudengisõbralik, et seal väga palju toimub, nii pidusid kui ka, ma ei tea, näitusi ja üritusi. Ja teine asi see, et ta on üpriski võrreldes teiste pealinnadega Euroopas ja võrreldes ka Tallinnaga on ta üpriski odav. Sest suhtes, et Tallinn juba on nagu, noh, ma ei tea, toidupood on väga kallis ja nii edasi, et Prahas oli väga odav elada, või no mitte väga odav, aga ikkagi tunduvalt odavam. Ja mis mulle eriti Prahas meeldis, on see, et minu arust Praha on ideaalne koht selleks, et ta ühelt poolt on nii palju Euroopale lähemal ja kosmopoliitne ja läänelikum on ju ja suur linn, seal elab 1,3 miljonit inimest. Et seal on nagu eri rahvustest, kultuuridest, mis iganes inimesi. Aga samas, kuna nad on ikkagi ka olnud nagu, noh, mitte Nõukogude Liidu osa, aga satelliitriik on ju ja kogenud seda kommunismi ja kogu seda ajalugu ikkagi nagu olnud Ida-Euroopa, siis samas nad saavad sust aru. Sa ei pea mingitel ajaloolistel teemadel hakkama nagu seletama asju, nagu ma Hollandis väga tihti pidin seletama, et teate, et Nõukogude Liit oli tegelikult nagu päris halb. Teate, et Stalin oli tegelikult nagu päris halb inimene. Siis nad oli mingi, mis asja? Sotsialism tundub nii lahe, mis te umbes kurdate? No see on nagu selles anekdoodis, et Praha on väga kena ja ilus kevadel. Lihtsalt guugeldage Praha kevad. Seda ma ei olegi kuulnud. Ja, no just. Neil on see kogemus veel meeles, nii et ei pidanud seletama igasuguseid poliitilisi arusaami, ütleme niimoodi. Ma olin Prahas 4 aastat tagasi vist ja siis ma olin selles muuseumis, kus on siis nende vastupanu liikumine teises maailmassõjas. Ja see, kas olid seal? Yeah. Ja see on väga hea muuseum. On. Ja et kuidas need erinevad partisaanid võistlesid oma vabaduse ees, ehk siis see on see, mida ma tahan kogu aeg jagada oma õpilastega, et ajalugu on inimeste lood ja mitmed ohverdused. Ja see on kõik need vabadused ja privileegid, mis praegu meie ühiskonnas on, et kõik on eelmiste põlvkondade saavutused. Absoluutselt. Yeah. See muuseum on, ma ütleks, üks paremaid muuseume, kus ma üldse olen käinud, et on nii... Muidu vahest ajaloomuuseumid on see, et minule, võib-olla sinule, kes me oleme ajaloo fännid, on igal juhul huvitav. Aga sellisele tavainimesele, et hästi palju teksti ja lihtsalt siuke kuiv, siuke nagu loeks raamatut. Ja need vana põlvkonna muuseumid. Ja. Aga tänapäeval tehakse igasuguseid neid eksponaadid ja kuidagi interaktiivsed, nii et on hästi huvitav nagu. Ja. Meil oli kursus museumoloogia ülikoolis bakkas ja siis seal õpetati, et peab olema interaktiivsem. Kindlasti. Aga kuidas siis õpilastega erinevatele ekskursioonidel? Mis mõttes? Kas sa käisid? Olen käinud. Ja kohe esimene, kus me käisime, oli Riigikogus. Kohe, kui ma tulin siia õpetama oktoobris juba. Mis oli väga hea, sest just 9. klassis on kogu see Riigikogu teema. Mis oli väga tore. Ja see oli kusjuures väga meeleolukas. Ja ma mäletan, et ma pärast seda reaalselt mõtlesin kirjutada issand, mis pidi see nüüd oli? No ütleme nii, ma ei hakka võib-olla otse ütlema. Oli üks rahvasaadik, Riigikogu liige, kes meiega kohtus. Ja see, kuidas ta käitus ja mis asju ta ütles, oli minu jaoks nagu nii šokeeriv, et ma siiralt mõtlesin, et ma kirjutan sellele partei juhile, kas te teate, mida teie lugupeetud rahvasaadik räägib teemal siis Armeenia-Aserbaidžaani konflikt. Et see oli minu arust, rääkides sellest, et lastele ei peaks oma arvamust peale suruma, see oli minu arust väga selline kummaline. Ja üleüldse oli ta sellise suhtumisega nagu ta tuli ruumi ja ta oli juba vihane, et teie Lasnamäelt tulete mingid kuradi venelased enam-vähem nagu, et ta raius ikka, et et meil ikka läheb kõik eestikeelseks on ju ja ta ei tulnud mitte sellega, et kui tore te ka siia tulite, et integreerume, vaid ta tuli umbes sellise vibe'iga, et oli nende vaeste 15-aastaste peale nagu püha viha täis, mis oli minu arust nagu nii nonsense. Aga kuna see oli mu esimese õpetaja aasta, esimene poolaasta, siis mul läks nii kiireks ja ma kunagi selle kirjani ei jõudnudki. Aga ma mäletan, ma olin ise ikka mitu nädalat šokeeritud, et kuidas sa nagu tuled ja pahandad, et mis need lapsed valesti on neil, et nende emakeel on vene keel, et kas on siis nagu kuritegu või mis asja nagu. Ja kõige naljakam on see, et minu arust selle rahvasaadiku enda
ma ei tea, kas ta emakeel on eesti keel, ma ei ole kindel, aga igal juhul ei ole ta nii-öelda 100% eestlane. Et see on veel eriti kummaline, et ta ise on nii-öelda rahvuse esindaja ja siis ta, aga mitte vene vähemusrahvus ja siis ta oli väga pahane. See oli väga huvitav kogemus. Uus mäng meie podcastis, et tunne erakond ära. ja. Põhimõtteliselt. Ja, aga muidu ekskursioonidest, siis ma mõtlen ajalooga, me käisime siis nad olid vist veel 7-nikud, käisime seal Kikendi köökis, mis oli tore ja siis me käisime nendega, see oli see, et mina veel organiseerisin seda, sest ma hullult tahtsin, et me õppisime Peeter Esimest. Peeter Esimene õppimiseks Tallinn on parim linn, meil on ju siin Peeter Esimese see majamuuseumi kogu ju Kadriorg ja nagu üliäge. Ja siis me käisime ta majamuuseumis ja ma olin seal varem ise käinud õpilasena, väga äge oli. Lapsed, nagu ikka nad natuke jutustavad, aga pärast kui oli see siuke viktoriin, et pidid mööda maja käima leidma, siis olid väga tublid. Et tegelikult nad üldiselt, ma ütleks, õpilased on sellised, et põhiline probleem, mis minul on õpilastega, on see, et nagu nad kipuvad väga palju jutustama, ütleme niimoodi. Nad ei taha väga vait jääda. Aga kui sa nad lõpuks tööle saad, siis nad on väga tublid. Lihtsalt see vahest võtab nagu 20 minutit 45 minutist. Aga et kui lõpuks teevad ja siis on vahest see, et ja siis saab tund läbi ja siis nad ei jõua lõpuni ja siis mul oli kahju, et tegelikult nad tegid mingit aega ägedat asja, on ju. Et jah, ma ikka enamus klassidega räägin, et proovime nüüd järgmine kord, et ei läheks 20 minutit. Äkki läheb 15 seekord. See on põhiline mure mul. Küsiksin, et sina õpetad venekeelses koolis, kus on enamik õpilastest, on nende jaoks emakeel on vene keel. Ja siis kas sa ei arva, et siin meie koolis sa teed topelttööd võrreldes teiste Eesti koolidega? Et siin sa teed rohkem tööd, et see võtab rohkem energiat? Kindlasti. Peamiselt sellepärast, et kõiki neid materjale neid lihtsustada. Meil on küll need, eks ole, õpikud, need on ajaloos näiteks täpselt samad, millega ma ise õppisin. Ja nüüd, kui ma olen täiskasvanu ja ma loen neid, ma mõtlen, et paljud need tekstid on nii keerulised, et need on isegi eesti emakeelega lapsele nagu et mina täiskasvanu loen, mõtlen, kui ilus, eks ole, nagu selline metafoore täis tekst on ju. Aga laps ei saa ju sellest aru. Lapsel on segadus. Ja eriti kui siis on teine emakeel, siis sisuliselt tähendab seda, et neid õpikuid me enam-vähem ei ole väga mõtet kaasas kanda. Ainult võib-olla piltide vaatamiseks. Et kõik see nende tekstide lihtsustamine, siis tööühiku ülesanded ka väga enamusi kasutada ei saa, et kõik ülesanded. Ja mõelda ka seda, et näiteks kui ma käin ülikoolis, meil didaktikas tutvustatakse mingeid ägedaid meetodeid. Et okei, väga ägedad. Kuidas ma teen seda nii, et nad aru saaks? Eriti A-klassides tihti ei pea väga palju muutma, aga kui on paralleelklassid, kus keeletase on nagu nõrgem. Et kuidas ma teen, kui laste tase on A1? See on siuke leiutamine ja vahest tuleb väga ägedalt välja nagu. Aga see on topelttöö kindlasti ja ma arvan, et siin on väga palju, kui nüüd minna jälle poliitiliseks, see, et eestlased kogu aeg räägin sellest, et eestlased räägivad, et oli aega 35 aastat teil eesti keel ära õppida. Tõsi, teil oli ka aega 35 aastat, et teha õpikud ja teha materjalid ja mõelda sellele, et aga kuidas me siis lähme niimoodi, et meil tuhanded ja tuhanded lapsed hakkavad äkitselt õppima eesti keeles. Et aga miks teie valmis ei ole ja miks siiamaani nagu Haridus-Teadusministeerium, ma olen neile meile saatnud, lubab mulle mingeid materjale, mida väga nagu vähe ja niimoodi ei tule ja ei ole mingit koordinatsiooni ja minust on hästi loll ka see, et on topelttöö selles suhtes, et ma ei tea, see nädal ilmselt Eestis on kümneid ja kümneid ajalooõpetajad, kes mingist teemast, eks ole, teevad mingid töölehed, slaidid, mis iganes. Igaüks teeb ise. Ja see on nii tohutult nagu mõttetu, eks ole, et võiks olla see, et üks teeb ja siis teinekord teeb teine või et näiteks sa teed ja siis kuidagi mingi riikliku süsteemi järgi. Näiteks sulle tasustatakse seda. See ei pea olema isegi suur raha asi on nagu... Sharing is caring. Sharing is caring ka, jah, aga et kui see oleks kuidagi HTM-i poolt, eks ole, organiseeritud, et kas või tasustage, see ei pea minu jaoks on see, et see võib olla nagu mingi mõttetu summa, aga asi on nagu põhimõttes, on ju. Et mingid õpetajad panevad interneti lihtsalt
materjale, mida siis võib-olla teised kasutavad, on ju. Enamus ei pane midagi ja ma saan aru ka, et nagu, et kui mina olen vaeva neid teinud, eks ole, miks siis teised rulli peavad laskma nagu. Et see topelttöö on nagu hästi tobe. Aga ma ei näe hetkel, et see kuidagi nagu, jah. Õnneks on see, et mida rohkem seda teed, seda kiiremaks see protsess läheb nagu nende töölehtede ja tekstide asjadega, aga kindlasti topelttöö ja mingis mõttes raskem, sest ma pean mõtlema, kuidas ma seletan mingeid asju, et nii raske on seletada, eriti väiksematele klassidele. Ma lugesin paar nädalat tagasi, et kui palju mul üldse esitlusi ja tuli välja, et 1500. 1500 tehtud ja ma saan lihtsalt aru, et ilma tehisintellektita see üldse ei oleks võimalik. Ei oleks. Et see, kui lihtsam õpetajate töö sai lihtsam, see on väga tore. On. Ja. Mina kasutan iga päev. Ja nagu näiteks ka see, et kui ma peaks hakkama nii-öelda käsitsi lihtsustama. See ei oleks võimalik. Või siis oleks see, et kas mul peaks olema väga palju väiksem koormus. Või minu tunnid oleks nagu enamuses, ma ei jõuaks. Või et võib-olla oleks see, et ma tuleks klassi ette räägiks. Aga nojah, et ilma AI-ta praegu seda mahtu, kõike seda lihtsustamist ja seda see on suht võimatu. Nii et kuigi täna, mis oli täna või? Mingi, täna ma vist näitasin mingit AI tehtud videot, sest ma leidsin uue ägeda platvormi, mis teeb videosid. Et väga hea on, et siis ma ise kogu aeg kulutama oma häält ja äkki siis neile lastele ka huvitavam. Ja siis keegi ütles mulle, et õpetaja, kas te teate, et jääkarud surevad sellepärast, et AI-d kasutatakse nii palju, et issand, te tapate jääkarusid praegu, et te näitate meile AI videot. Siis ma just olin, okei, aga igatahes praegu me vaatame videot, et ma ei oska sulle nagu midagi öelda selle peale. See on juba tehtud niikuinii. Jah, enam ei saa midagi teha. Ja Ljoša, kui tihti sina kasutad tehisintellekti? No tihti. Iga päev? No ei ole iga päev nagu, aga kui ma... Iga tund? Ei. Kui mul peab seda matemaatika midagi keerulise teha, siis kasutan ikka. Aga võib-olla mingi suured tekstid kirjutada. Ja. Aga mul on ka küsimus, et mulle meelest on kõigil ajaloo õpetajal on mingi seda kõige armsam ajalooperiood. Ja missugune teie ajalooperiood on kõige... See on hea hetk, et ma võtan sõna ja ütlen, et mina jagasin seda mõtted oma episoodis. Ehk siis pange like, saage tellijaks ja vaadake episoodi koos minuga. Aga sinu vastus on? No minu üldiselt vist kõige lemmikum on ikkagi 90ndate Balkani regiooni ajalugu. Sest see on lihtsalt nii huvitav ja samas ta on see, et ta on ajalugu, aga samas mina sündisin 97, et see on nii alles ja ta ikka veel ilmselgelt väga mõjutab seda, mis praegu toimub. Ja üldse 90ndatel ju üleüldse 90ndate ajalugu, eriti siin meie nagu Ida-Euroopa regioonis. Et see, kui palju muutus nii lühikese ajaga Eestis igal pool. Ja mulle meeldib ka see, et seal on nagu see, et ta on nagu ajalugu, et ühelt poolt ma saan lugeda artikleid ja raamatuid, ja siis teiselt poolt ma saan minna küsida oma vanematelt ja vanavanematelt, et mis nagu teie kogemus on, on ju. Et siis sa saad võrrelda seda mingit, ma ei tea, statistikat ja siis näiteks inimeste nagu isiklikke kogemusi. Aga ma arvan, selles suhtes ma olen nagu mingi tüüpiline, nagu mingi 9. klassi poiss, kes on alati see, et muidu ajalugu üldse huvitab. Mul on nii palju olnud neid poisse, kes on ajalugu üldse huvitab tunnis, nagu mingi passib telefonis, mis iganes. Ja siis, kui tuleb teine maailmasõda, siis on äkitselt hullu huvi ajaloo vastu. Ja siis on see, et must tuleb Stalingradi lahingust ja siis mul üks poiss umbes nagu teadis rohkem kui mina, nagu kogu aeg oli mingi õpetaja, tegelikult oli niimoodi ja siis ma pärast kontrolli vaatan, kurat oligi niimoodi. Ja see on klišee. Täiega. Aga ma saan sellest aru, sest minu arust ka teine maailmast on mega huvitav nagu. Ja. See on nii... Mida teha? Ja ajalugu ongi huvitav. Ajalugu on mega huvitav. Ja kiire vastus minu poolt on, et mul on siis 19. sajand. Ja sest väga palju uud. Väga palju uud. Kõik, mis huvitav ja mis on kasulik tänapäeval, näiteks olümpiamängud on ka taas loodud siis sel ajal.
ja kui ma siis guugeldan midagi huvitavat, siis see on alati 19. jah. Minu arust väga oluline ka 19. sajandil, mis on nagu huvitav ja hästi oluline tänapäeval, on ka nagu rahvuslus üldse. Et meile praegu tundub, et ma ei tea, prantslased on kogu aeg olnud prantslased ja me oleme kogu aeg olnud eestlased. Sellist asja nagu eestlase kontseptsioon nagu ei olnud 18. sajandil, sellises mõttes, eks ole. Ja üldse ei olnud, et minu arust see on nii, mina tunnen, et ma olen üpriski nagu patriootlik inimene ja siis minul ka see nagu rahvusluse propaganda nagu, et kuidagi tundub, et me oleme siin 10 000 aastat olnud ja kogu aeg. See status quo oli kogu aeg. Jah. Aga tegelikult, kui sa nagu hakkad ajalooliselt vaatama, siis see arusaam, et meil on rahvusriik ja kõik see on väga-väga uus. Ja. Mis on ka väga huvitav. Meil on inimeste ajalugu, maa ajalugu ja riigi ajalugu. Ja väga tihti näiteks Vene propagandas kasutatakse, et näiteks meil on ainult riigi ajalugu. Et inimeste ajalugu näiteks ei ole. Aga on. Ja. Nüüd, läheme edasi. Küsiksin, et kas sul on lemmikud õpilased ja kuidas seda vältida? Või see on loomulik asi? Ma arvan, et see on mingis mõttes nagu loomulik, sest kõigil inimestel igas olukorras on see, et sa kellegagi vaibid paremini. Inimestel on ju, ma ei tea, tegelikult lemmikkolleegid või isiklikud lapsed, ma loodan, et kellelgi ei ole. Väga loodan, see on natuke imelik. Aga et mingite inimestega saad nagu paremini läbi või kuidagi vaibid rohkem. Ma mäletan kunagi, kui ma olin ise umbes 7. klass, siis ma küsisin vist ka oma klassijuhatajalt, et kes teil lemmikõpilast ütles, ei ole. Ma pärast läksin koju ja mu isa kunagi töötas paar aastat õpetajana ja siis ta ütles, et mis nii mõned, kõigil õpetajatel on ja nad enam-vähem räägivad sellest avalikult õpetajate toas. Et come on. Ega mul mingis mõttes ka on, aga ma teen endast nagu kõik, et mitte seda välja näidata. Ja väga tihti on see, et nagu, et mingis mõttes lihtne on see, et su lemmikud on need, kes on hästi tublid, kes istuvad vaikselt, teevad kõik video peale, kes ei sega, mis iganes. Aga samas jälle vahest, kuidas ma ütlen, et see ka nagu kohati muutub. Et vahest on jälle nagu mingi see kõige suurem marakrütt, kes ka mingi jookseb ringi ja teeb mingit lollust. Et ta võib sind jumal närvi ajada, sa oled 40 minutit mingi, oh my god, nagu lihtsalt ma ei suuda. Ja siis ta, ma ei tea, teeb mingi hästi lolli nalja, mingi sellise, mille peale nagu õpetaja ei tohiks naerda, sest see on nagu mingi, mis iganes. Ja siis hakkad täiega naerma, oled mingi, kurat, on tegelikult nagu päris lae õpilane. Ja tunnustame, oli kogemus, näidab seda. Ja, et vahest nagu, ma ei ütleks, et mul on peas niimoodi väga nagu kindla kategooria, et tema on lemmik, tema üldse ei meeldi, tema on suva. Et suva ei ole kellestki. Kindlasti nagu, kui ma aus olen, siis on nagu mingid, kes ma kujutan ette ka 10 aasta pärast on mul paremini meeles. Aga ma kindlasti ei taha seda nagu ühestki otsast välja näidata ja kuidagi üldse ka teistmoodi suhtuda, et selles suhtes päeva lõpuks nad on kõik väga, nagu päriselt on kõik väga toredad lapsed. Ja natuke keeran siis küsimust vastupidi, et kas sina olid oma õpetajate lemmikõpilane? Ma ei tea, kas ma olin lemmik, aga ma olin kindlasti selline nagu teacher's pet, et ütleme põhikoolis, siis ma olin hormoonid mölles, siis ma istusin vahepeal mingi tagapingis ja olin mingi, mina ei taha vene keelt õppida, see on okupantide keel. Ja tegelikult miks ma seda ütlesin, oli lihtsalt see, et vene keel oli minu jaoks hästi raske, kõik see nagu teine tähestik ja mis iganes. See on selline coping mekanism. Ja siis ma olin mingi, mul on poliitiline mõte, miks ma ei õppinud seda, mitte selle, nagu tegelikult oli see, et mul oli lihtsalt väga raske. Ja mul oli pärast ka raske, sest et kuna 9. klass mul oli vene keel vahele, sest ma olin välismaal. Mul oli gümnaasiumis ka väga raske vene keelega. Või ma sain nagu tehtud, aga oli raske. Aga gümnaasiumis, ma istusin kogu gümnaasiumi esipingis. Ma olin see, kes oligi sealt esipingist. Olge tasa. Ma olin väga selles suhtes nagu motiveeritud enamus ainetes. Keemias kindlasti mitte, see mulle ei meeldinud. Aga ma arvan, et eriti ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses ma mäletan ka seda, kui umbes, et jälle arutame mingit raamatut ja siis õpetaja küsib klassilt küsimuse ja siis mina ja siis üks Kaarel, kes lõpetas Lavaka mõned aastad tagasi, shout out Kaarel,
tõstame käe ja siis õpetaja on just mingi keegi peale Ingriini ja Kaarli, et kogu aeg teie tahate. Et ma kindlasti, eriti ajalooõpetajal olin kogu aeg siuke mingi ja ma kõik kirjutan üles ja kõik. Ja ma arvan, et ma ise võisin arvata, et kindlasti nüüd ma olen õpetaja lemmik. Olles õpetaja, vahest on see, et mõni laps on nagu ka nii-öelda siuke hullult teacher's pet, et ta nagu tohutult tahab nagu hästi-hästi tubli on ja tahab hästi palju võib-olla ka kiitust, sa näed, et see on talle oluline. Kui ma päris ausalt ütlen, siis on see, et et muidugi ma siis annan talle seda eriti, kuule, kui ta on tubli, aga et vahest see võib olla nagu natuke tüütu. Nagu selles suhtes, et kui keegi nagu kogu aeg, et lihtsalt, et mul on ju klassis palju teisi lapsi, on ju, et vahest see teacher's pet mingitel hetkedel ei pruugi üldse olla nagu õpetaja lemmik mingis mõttes. Nii et ma ei tea, kes ma ühegi õpetaja lemmik oli. Ma ei usu, et lemmik, aga ma olen aru saanud, et ma vist nagu olen kõigile meelde jäänud, sest ma olen hiljuti käinud oma koolis ja ma eelmine aasta nägin oma vana matemaatikaõpetajat jõusaalis. Ja siis alguses mina mõtlesin, et ma nagu kooli ajal nagu ei saanud üli hästi läbi ja ma suht paukusin talle vastu, oli mingi vastik teismeline. Ja siis ta tuli muga ise rääkima, siis me rääkisime mingi 45 minutit seal ja siis ta kohe rääkis mulle, et ma Facebookist vaatan, et sa ju elasid seal ja siis ma nägin, et sa tegid seda. Nagu mingi okei. Sul on olnud elus, ma kujuta ette, kui palju sadu õpilasi ja nüüd ta on üldse teises koolis ka, et kuidas sa mäletad? Ja siis ta veel, see oli eriti naljakas, et ta rääkis, et ma nägin, et sa oleksid õpetajaks, et nii äge on ja nii tore. Siis ta ütles, et Ingriin, ja nüüd ma küsin sinult seda sama, mida sina küsisid mult, kui sa olid 10. klassis. Et sa tundud nii normaalne, miks sa õpetajaks läksid. Siis ma olin küll nagu mingi okei, nagu 10 aastat hiljem. Aga see kõlab asi nagu mingi 17-aastane mina ütleks. Ma olin siuke, ei olnud suu peale kukkunud nagu. Nii et jah, ma arvan, et oma värvikate väljaütlemistega ma ilmselt olen meelde jäänud paljudele. Ma ei tea, kas just lemmik. Tõenäoliselt mitte. Jaa, fair enough. Fair enough. Sul on lemmikõpilased? Ma ütleksin natuke teistmoodi, et kuidas ma pean suhtuma nendesse, kes kogu aeg töötavad. Et viisakad. Kui kirjutavad meili, siis teema, kohal, tere, heastaiga, parimate soovidega. Et need viitsivad õppida, need tahavad õppida. Ja küsimus on selles, et mitte selles, et kas on lemmikud või neid ei ole, vaid selles, et kas õpetaja annab neid privileege või ei anna. Ja siis, kui mina olin näiteks gümnaasiumis, siis ma mõistaksin seda, et meil on need õpetajad, kes annavad privileege, aga me peame arvestama sellega, et kui sina õpilasena ei käitu niimoodi, nagu see õpetaja, kes annab privileege, tahab, siis ta võtab neid privileege tagasi. Ja siis sina olid sellises raskes olukorras. Ja meil on ka teist tüüpi õpetajad, kes näiteks vastupidi, et vaatamata sellele, kuidas sina käitud, õpid, ta väga selline neutraalne sinu suhtes. Ja minu jaoks õpetajana on väga oluline, et mina oleksin neutraalne vaatamata sellele, et kuidas siis minu õpilased käituvad, kuidas need õpivad, et kõik oleksid võrdsed. Aga mõnikord see on väga raske. Et kui sa näed, et ühes küljest meil on individuaalne hindamine. Ja ma võin öelda, et ei, see on individuaalne hindamine tema suhtes. Et ta sai paremaks võrdes oma eelmise versiooniga. Aga teises küljest see on nagu, siin on saatan, siin on jumal ja sina kogu aeg vaidled iseendaga. Ja, et ma kogu aeg jagan seda mõtet, et õpetaja töö on täis väga raskeid filosoofilisi dilemme. On. Ja minu arust väga kergesti tekib ka see, et ongi nii õpetaja peas, kui tegelikult tihti klass saab ka aru ja nii-öelda oma peas lahterdab ja vahest isegi ütlevad välja, et okei, et need on need tublid, on ju. Need on need mingid keskmised ja need on need umbes paharetid ja siis see on nii inimlik selles suhtes, et kuidas su aju on ju harjunud asju kategoriseerima. Ma tunnen, et ma pean kogu aeg nii-öelda sellele esimesele instinktile välja töötama, et ma ei oleks nagu, et
noh, umbes, et teie tüdrukud nagunii teate ja teie nagunii oskate, on ju. Ja samamoodi poistel, et ilmselgelt ma ei tee seda, aga ma kujutan, et on õpetaja, kes on mingi, et ma ei hakka sulle üldse töölehte andmagi ja paberit raiskama, sest sa nagunii ei tee seda. Kuigi ma tean, et on mingid lapsed, kelle puhul tõesti on see, et see tööleht tuleb mul nagu ära retsituna tagasi. Aga ma pean talle iga päev andma uue võimaluse, sest kuidas ta saab paremaks saada, kui ma ei anna talle võimalust, on ju iga jumala päev. Ja see on nagu, see on minust emotsionaalselt vahest raske, sest ma tunnen, et issand, ma ju nagu kogu aeg nagu ütlen, okei, no ma ei pane seda märkust, no järgmise hoiatuseni ja jälle ja nii edasi. Ja siis, väga harva näed seda progressi, aga siis on see, et aga teistpidi jälle ka ei saa, sest siis ma olen selle lapsele nagu, siis tal tekib see, et okei, et kui minusse nagu nii suhtutakse, siis ma ei õpigi, siis ma ei käitugi, et mul ei ole ju mõtet. Kas sa arvad, et see on karuteene? Panna see niimoodi... Et me anname andaks. Ma arvan, et on olukordi küll, kus nagu, ma ei tea, andeks andmine tundub selline kristlik tore asi, et jah, muidugi, et me ei jää nagu mingit vimma pidama, aga et kus me võib-olla nagu liiga palju laseme lõputult, ma ei tea, koolis näiteks lõputult parandada. Et mina väga näen seda, et kui tal ongi see suhtumine, et ma võin nagu enamuse trimestrist, ma ei tea, nagu mitte midagi teha, tundi segada ja siis ma, tänagi siin õpilased, eks ole, et tegelikult trimestri hinded peaks täna välja minema, on 3-1, kõik vaja nüüd ära parandada, on ju. Et see on kohati karuteene mingites olukordades ja siis on muidugi see, et sa oled õpetajana piiratud ka seadusest ja kooli sisekorra eeskirjadest, et kui mul on ette öeldud, palju ma pean laskma tal parandada, siis nii on. Ja see laps ka siis minu arust ei õpi seda nagu põhjust tagajärg seost. Aga see on jälle, vaata ka selline, et ta peaks võib-olla selle tagajärje saama siis sellega, et okei, ma näiteks trimestri on ju ajalugu kukun läbi, aga see ei ole mingi maailma lõpp, hinded ei ole nagu kõige olulisem asi maailmas üldse mitte. Ta ei peaks saama seda, et nüüd õpetaja nagu on vastik minuga või et arvab, et õpetaja ei hooli must. Et seda kindlasti mitte. Ma arvan, et sa saad olla nagu konkreetne ja nii-öelda struktureeritud ja nagu mingite kindlate reeglitega, et selleks ajaks on kirjand ja kui ei ole, siis ei ole, on ju. Ilma olemata nagu kuri tegelikult ja ma arvan, see võiks olla selline nagu ideaal, et sa oled väga struktureeritud, konkreetne, sind ei saa õpilane ära moosida, aga sa samas oled sõbralik ja hooliv ja armas. Mulle näiteks mõnikord tundub, et mõned õpilased, kes arvavad, et need on minu lemmikud, ja nad peetuvad minus, et nad ootasid, et ma käitusin natuke teistmoodi. Ja siis see realization, kui need saavad aru, et need ei saada seda privileegi ja et need on sellised, siis ma käitun teistmoodi tundus. Et see, mida ma tegin enne, ei ole seda väärt. Jah. Ja siis on minu arust ka see, et minust natuke viga, mis ma tegin siia kooli tulles, on see, et ma alguses olin liiga leebe ja liiga, umbes see, et tõesti lapsed käituvad väga halvasti ja siis ma kirjutan märku, siis nad ikka tuleb vahel niisugu õpetaja, palun, mu ema on nii kuri, ja siis minul läheb süda hardaks, et issand jumal, äkki tõesti ema on nii kuri, et ma võtan ära. Aga mis ma sellega lapsele õpetan, on see, et tegudel ei ole tagajärgi, on ju. Ja siis eriti need õpilased, kes mul on juba teist aastat, on juba nagu, see esmamulje on juba see, et Ingrid on selline nagu chill ja pehme, on ju. Ja see, et chill ja me saame hästi läbi, see on nagu super. Aga siis ongi vahest see, et kui ma siis olen konkreetne ja panengi selle märkuse, kuigi ma olen 10 korda hoiatanud, et kuule, nüüd tuleb, siis ma näen, et nad on natuke solvanud mu peale, et mis mõttes, sina ju ei ole selline. Aga ma tean, et mingi teise õpetajaga nad ei oleks solvunud, sest nad teavad, et ongi, et teed jama, märkus on ju. Kontroltöö nagu valesti tehtud 1 on ju. Et ma ka nagu näen seda mingit solvumist, kus nad on mingi, aga ma arvasin, et sina oled nagu noor ja äge. Et sa oled eriline. Sa oled eriline. Siis ma nagu, aga ma olen siiski nagu õpetaja, et vahest on mingi, ma ei taha, ma ei viitsi seda teha umbes mingi, mulle ei meeldi see. Ma ei küsinud tegelikult, et nagu ma olen õpetaja, et nagu sa pead tegema, et nagu tegelikult... Teie ootused on teie probleemid. Jaa, absoluutselt, just nimelt. Vahest nad ei saa sellest väga hästi aru, et ma tegelikult nagu, ma ei küsinud nende tagasisidet.
mingitel hetkedel. Sest sa tead juba vastust. jah. Mida sa arvad selle kohta, et põhikoolis võivad tunnid kesta nii palju nagu gümnaasiumis 75 minutit? Mulle väga meeldiks see. Minu arust 75 on täpselt hea, sest väga tihti on see nagu tunnis, et sa ei jõua teemasse täielikult süveneda, kui juba nagu kell heliseb ja mingid nagu teemad jäävad pooleli. Ja just see, et vahest läheb tunni alustuseks ja selleks, et üldse õpilased kuidagi jõuaks sinna töörütmise, millest me enne just rääkisime nii kaua. Et täpselt sel hetkel, kui nad on selles heas kohas, et nagu reaching flow state, vaata, siis heliseb kell ja nad peavad jälle minema. Ja tegelikult ajule ka see, et vahetada päevas nagu mingi 7 korda nagu füüsikast ajalooni ja siis vene keel ja siis ma ei tea, gümnaasiumis on veel mingi jaapani keel ja mis kõik keel, et see ei ole nagu loogiline. Ja isegi mul endal on see, et vahest kui on niimoodi, et on eesti keel ja siis on nagu mingi 6. ajalugu ja siis on jälle mingi ühiskonnaõpetus ja siis on nagu eesti keel jälle ja kirjandus, et nagu sassi läheb, et mulle väga palju meeldiks rohkem saaks teha võib-olla rohkem mingit nagu süvitsi, et ongi see, et meil on mingi osa, kus me räägime ajaloos näiteks sellest nagu teooriast või sellest, et mis toimus ja siis saab tõesti teha mingi ägedaid loov asju. Et mina väga-väga toetan seda ja eriti toetama seda, et kool hakkaks kell 9. Sest ma ei ela Lasnamäel ja ma pean nii vara ärkama. See aitaks minu hommikut väga palju, kui ma kell 9 hakkaks. Ei, no mul on diametraalselt vastane ja arvamus, et ma olen selle mõtte hater until I die. Et no tundub, et jaa, meil on umbes 20% tunde, kus on näiteks ei piisa aega, aga ülejäänud tunnid on sellised, et kus õpilased üldse ei taha õppida. Ja see on selline filosoofiline küsimus järgmiseks episoodiks. Ja me liigume natuke samm-sammult lõpuni. Ljoša, meie klassikalised küsimused. Ja teie top 3 filmi, seriaali ja raamatuid. Õnneks Marta ütles mulle juba ette, et need tulevad ja mul oli aega mõelda, muidu mul oleks siin praegu väga plindris raamatud. Kindlasti mu vist aegade lemmikraamat on Olemise talumatu kergus, Milan Kundera raamat, kes on Tšehhoslovakkia kirjanik, sest tema ajal see oli Tšehhoslovakkia. Meister ja Margarita, kindlasti raamat, mida peaks, vist ma ei tea, kas meil koolis ka siin gümnaasiumis loetakse, aga ma loodan, see on nii hea raamat ja nagu tasub lugeda. Ja kas mitte hiljuti ei tulnud sellest filmi? Kuskilt ma nagu kuulsin. Igatahes ma ei ole seda näinud. Ja siis ma ei ole täiesti lõppu jõudnud, aga ma olen peaaegu lõpus praegu. Serafima ja Bogdan. See on Vahur Afanasjev. Ma olen näinud seda teatrietendust, nii et ma sisuliselt tean, mis seal lõpus on. Nüüd ma loen seda raamatut ka, mis on veel eriti huvitav ja ma kujutan ette võib-olla nagu eriti huvitav meie siin kontekstis, sest et ta räägib nendest Peipsiääre venelastest, kes on siis need vanausulised, kes on Eestis elanud 100 aastaid. Ja sealsest sellest nii-öelda, ta räägib, eks ole, ajaloolises võtmes, aga seal tuleb ka tegelikult kõik integratsiooni ja teemad, et see on nagu hästi äge raamat. Siis filmid või? Mulle väga meeldib Gone with the Wind, Tuulest viidud. See on mingi 36 või mingi selline aasta. See on 30ndate film. Hästi pikk, ta on mingi 4 tundi. See on ühe raamatu põhjal. Räägib Ameerika kodusõjast. Kui ta ei oleks nii pikk, ma näiteks tunnis. Võib-olla nagu lõike... Nüüd selge, miks sa oled selle idee pooldaja. Ja, filmi vaadata. Ja. Hästi äge film. Ja minu arust väga selles suhtes nii-öelda misunderstood, et inimesed tihti arvavad, ma mäletan minu kirjandusõpetaja ka, et see on lihtsalt armastuslugu. Seal on armastuslugu ka, aga tegelikult minu arust palju rohkem räägib ta nagu sellest, kuidas ühiskond kokku kukub ja mis siis saab ja sellest ajaloolisest osast. Siis muidugi on mina olles selles vanuses naisterahvas Pride and Prejudice 2005 versioon, mis on ka, esiteks kirjandusklassika ja teiseks ka see ajastu on ilus ja väga-väga äge film. Ja oota, mul oli 3. ka.
F for Fake. See on Orson Wellesi film, kes on hästi kuulus 20. sajandi režissöör. Tal on hästi palju ägedaid filme, kõige kuulsam on see Citizen Kane, mis mulle ka väga meeldib. Aga F for Fake ma täiega soovitan vaadata. Ma ei hakka üldse rääkima, mis seal toimub, sest seal on nagu... Ma ei taha spoilida. See on väga siuke film, et mingi koju ja vaadake. Ja siis sarjadest. Hästi paljud sarjad, mis ma vaatan, on hästi sarnased, et selles suhtes, mis mulle meeldib, et kui on mingi poliitiline draama ja nagu kuidagi something poliitika. Näiteks... Kas sa vaatasid seda Nürnberg protsess? Ma ei ole veel vaadanud, ma täiega tahaks. Ma usun, mulle meeldiks. Russell Crowe on. Vau, ta on geniaalne. Kindlasti. Sarjadest hästi äge. No House of Cards, kui ma olin nagu noorem, siis see oli ka väga... see on ju poliitiline samamoodi. Nüüdsemast ajast on Succession, mis... Nii-öelda on ametlikult nii-öelda fiktiivne, aga tegelikult räägib sellest Murdochi perest, on ju. Ja kogu sellest jällegi nagu poliitika ja meedia koosolemisest. Ja siis, jällegi ajalugu ja mingis mõttes ajalugu ja poliitika koos on nagu, ma olen ka väga suur fänn, see House of Dragon ja Game of Thrones, sama asi. Et ta küll otseselt ilmselgelt ei ole ajalugu, seal on nagu draakonid ja see on välja mõeldud, aga samas ta on ju ilmselgelt nii-öelda võtnud šnitti nagu keskaja esteetikast. Nüüd ma tean, mis on meie video thumbnail tuleb. Jah, nii et need ma ütleks praegu. Väga tore. Ja siis viimaseks küsimuseks, kuidas sina arvad, kas sa oled pigem zoomer või siis millennial? Ma vist varem arvasin, et ma olen täpselt seal vanuselt vahepeal, et rohkem zoomer. Ja siis nüüd olles õpilastega, kuigi minu õpilased vist enam isegi ei ole zoomerid, nad on juba mingid alfad, on ju. Aga ma tunnen, et ma nüüd vist hakkan vaikselt suureks saama, mis ma tunnen, et tegelikult ma vist ikka olen millennial, et nagu mingid, et mul on küll ka, et mul on nagu TikTok ja ma enam-vähem tean ja nüüd umbes õpilast laulavad mulle mingi Kamini ja šestu utra ja ma ka tean nende poppe laule ja õpin neilt uusi sõnu ja aga siis ma ikkagi vahest pean neile ka meelde tuletama, et ma võin teiega siin vaibida, tegelikult ma olen ikkagi nagu vana inimene juba, et tegelikult vist ikkagi olen. Väga lihtne viis, kuidas otsustada, kes sina oled, et küsime lihtsalt, mida sa arvad Harry Potteri kohta? Väga hästi, see on üks mu elu suurimaid, nagu ma olen kõik raamatud läbi lugenud 100 korda, ma olen inglise keeles nad läbi lugenud, ma olen filme vaadanud, see on mu üks lemmik. Nüüd me saame teada, et Green on millennial. Ilmselgelt. Ja nii toredal mõttel me lõpetame seda episoodi ja soovime teile kõige paremat. Ja, aitäh vaatamast, pange like, subscribe ja kohtume järgmisel esmaspäeval. Head aega!